sõda. Ka türklasega. Küll upitas ja hakkas, viimaks ometi sai ta sakslase abiga nii kaugele. Sõda on ikka esimene kultuuriline samm rahvaste elus. Tema läheb üle merede ja mägede, otsib uued maad ja rahvad üles, õpetab uusi kombeid ja keeli. Sõda on esimene samm sõpruse sobitamiseks kaugete võõraste rahvastega. Saab kallale tungi ja vastase käest tubliste tümetada, siis hakkab ta seda austama. Heidetakse ta aga vasta panemata alla, siis ei leidu kallale tungi ja rinnas ei lugupidamist ega kaastundmust. Ka kõige sügavam kultuur võib sarnasel korral jämeda barbaarlase orjaks alaneda. Sõda on kõige silmapaistvam vabaduse avaldus. Ta hävitab riikide vahel piirid ja kaotab salakauba vedamise seadused. Presipolitsei oli varemalt agar venelaste tagakiusaja, aga nüüd näib ta käed rüppes seisvat, kui needsamad mehed tema raudteesildu õhku lasevad ja keiser Wilhelmi mõisates või jahilossides vabalt talitavad. Soldati reisupakki ei sori kellegi sõrmed, kui ta Saksamaale sisse sammub. Sõda on kõige parem abinõu naaberrahvaste lähemaks tundma õppimiseks. Ta avab isegi niisugused saladused, mida varemalt kogu ilm ei aimanud. Kes teadis enne sõda Saksamaa 42 sentimeetrilises suurtükkides? Ja kes teadis, et tal nende suurtükkide alused naabririikides juba ammu enne sõda valmis olid ehitatud? Või kas uskus sakslane varemalt, et Pariis nii kaugel seisab? Või kas aimas sakslane enne sõda, et Euroopas peale tema ainult üks kultuuri inimene on, kellega ühiselt võib asju ajada? Nimelt türklane. Ei, seda kõike ei aimanud keegi. Sõda on suur kihutaja maade tundma õppimiseks. Palju oli neid, kellel oli lähemalt aimu Karpaatia mäeteede või Väike-Aasia kuristikkude ning kindlate paikade kohta. Iseäranis suures pimeduses oldi viimaste kohta. Aga kuulake. Nüüd on sellekohased nimetused kõigi lehelugejate suus ja isegi talumajas. Saunahütis otsib uuriv silm lagunenud kaardilt nõutavat paika. Enne kuulsime Väike-Aasiast enamasti siis, kui sakslane sinna omale raudtee ehitamiseks eesõigusi nõutas. Või kui muhameedlased oma prohveti meelejaaks kristlasi tapsid ja nende varandust röövisid ja hävitasid. Nüüd räägitakse aga linnadest, küladest ja maakohtadest, millest mõnel üksikul vaevalt aimu oli. Sõda on ka kõige kindlam rahupant. Kas mäletate, mis ajast saadik Euroopas riikide tasakaalust ja sõjariistus rahust jutlustama hakati? Sõjariistad pidid aitama rahu ja vendlust sobitada ning seda alal hoida. Nimelik, miks rootslased Nobeli rahuauhinda juba ammugi grupile pole andnud? Sest kui sõjariistad rahuajal hoiavad, siis on tema oma suurtükkidega kõige mõjuvam rahuaate mees. Ühte tõendab sõda ometi. Ka grupi suurtükkidega sõjapidamine nõuab määratuid ohvreid. Ja isegi need peletised ei suuda maadega rahvast päästa vastase sisse tungimise eest ja ei tee omavoliliseks peremeheks ilmaööla. Aga nende löödud haavad on hirmsad ja kui Euroopa rahvad küllalt valusasti neid haavu tunda saavad, ehk jäävad nad siis rahule. Vähemalt tükiks ajaks, et valusaid veremeid parandada. Nõnda oleks sõda ka suur lootus, rahu ja õnne lootus. Täna oli sõjaväelastele annete korjamine.
andsid kõik, kellel aga anda oli. Andsid ka need, kellel omaksed sõjaväljal ja kes neile sinna ühte või teist järele saadavad. Seda vaadeldes turgutavad imelikud mõtted pähe. Oli kord aeg, kus rahvas rahva peale läks kõigega, mis tal oli. Naiste ja lastega, karjade ja varandustega. Mehed võitlesid, kuna naised nende võitu ootasid. Sagedasti neid vaimustades ja vihasemale võitlusele kihutades, mõnikord isegi kaasa lüües. Karjuvad lapsed tuletasid võitjatele meelde, mis siis sünnib, kui vaenlane võitjaks jääb. Naised ja lapsed, kogu omandus langeb siis temale ohvriks. Rahvaste liikumisele näen järgnevat vürstisid ja riigikesi, kus mõnikümmend või mõnisada sõjameest. Sõjamees on siin ka kõrgem seisus, nõuandja ja tähtsate ülesannete täitja. Rahvas seisab sõjateenistusest vaba. Ainult arukordadel, kui väga hädaohtlik vaenlane riiki ja maad ähvardab, kutsutakse rahvamaleva kokku. Aga vürstidest saavad kuningad ja keisrid ning riigikestest suured ilmariigid. Endine väike sõjameeste hulk kasvab 10 ja 100 000 peale ning see kiht, kus sõjamehi hakatakse võtma, läheb ikka laiemaks. Sõjavägi kaotab sisulise omalaadi ja tema read ulatuvad katsesarvedena ikka kaugemale rahvaridadesse. Kuni viimaks iga terve ja elujõuline mees kohustatud on sõjariistu kandma riigi, rahva ja tema varanduste kaitsmiseks ning uute rikkuste ja eluvõimaluste kättevõitmiseks. Sealmaal oleme meie praegu. Jällegi seisavad terved rahvad teineteise vastu, kuid mitte enam endise korratu hulgana, kus igaüks ise lingu, vibu, tapakirve või sõjanuia kaasa toob, vaid korraldatud, õpetatud sõjaväena, kes riigi poolt sõjariistad ja sõjamoona saab. Aga ka naised ei seisa käed rüppes. Kui palju on neid sõjaväljal haavatutele abi andmas ja kui palju töötab neid kodus ainult võitluses viibijatele. Isegi lapsed on käed adra külge pannud. Valmistavad, õmblevad, nõeluvad, kujuvad ja ikka sõjameestele. Nõnda siis. Me seisame uuesti rahvaste liikumises sõja ajal. Jälle tormavad miljonite peale. Kui naljaks on sellepärast meelde tuletada, et Leipzigi lahingut, kus Napoleoni võim murti, rahvaste lahinguks nimetatakse. Mis oli seal rahvastega tegemist? Seal, võib öelda, esines iga vürst oma arvu poolest piiratud sõjaväega. Aga vaadake nüüd. Rahvad on viimase meheni sõjaplatsile astunud ja naised ning lapsed ootavad kärsitult võitu. Hulga suurusega on ka kirgede suurus kasvunud. Jõupingutus ja halastamatus kerkivad kuni hullumeelsuseni. Kõik on mängu peale pandud. Üks rahvas tahaks teise hävitada ja see, kes uhkelt vastu rindu lüües suurustab, et temal kõige suurem haridus. Just see arvab ka omal hävitamiseks kõige suurema õiguse olevat. Pole midagi uut siin päikese all, sõnab tark Saalomon. Kõik kordub, kõik tuleb igavesti tagasi, ütleb keegi 19. aastasaja nutikamatest meestest. Aga andeid sõjameeste heaks voolab ikka veel kokku. Toovad noored ja vanad, toovad mehed ja naised. Kas peaks ikka meie omad midagi sellest kätte saama, küsib keegi. Ükskõik, kes saab, vastab teine, minu kasukvest on nii soe, et see tatarlasegi higistama paneb. Ja rõõmsad anded voolavad.
Lugesin lehest teadet, et mingisugune uus raamat on ilmumas. Sõnad tundusid areldi, nagu ei tihkaks nad lugeja silme ette astuda. Harilikul ajal muutus meie väike kirjanduse turg just aasta lõpul iseäranis elavaks. Igaüks püüdis selleks ajaks ka anda, mis tal paremat oli. Tänavu on lugu selle poolest hoopis teissugune. Oleks ka vististi asjata nüüd raamatutest rääkida, hoiavad ju sootu teissugused asjad kõigi meeli ärevil. Sõda pole nähtavasti kunagi vaimliku hoo äratajaks olnud. Sõda on kõige aktiivsem samm rahvaste elus. Aga tegelik aktiivsus hakkab luulekujudesse süvenemisega ikka halvasti kokku. Luuletaja, kunstniku riik pole siit ilmast. Võimata on loomise peale mõtelda, kui tegev elu kõik meeled vangi kipub võtma. Suured sõjad ühes oma tagajärgedega on mööda läinud, ilma et nad enestes sügavamaid jälgi kunstipõllule oleksid jätnud. Mõnkade kõlin ja kandle hääl ei taha hästi kokku kõlada. Mis andis Prantsuse revolutsioon kunstipõllule ühes oma üle-euroopaliste vapustustega? Vast ainult Marseille. Aga sellegi kohta ütleb keegi arvustaja, kes muidu kirjanduselt sihilikkust nõuab, et ta mõttetumaid sõnakõlkse vaevalt kusagilt on leidnud. Kogu see ärev võitluste aeg langenud kunsti maitse poolest nii madalale, nagu vast ei kunagi enne ega pärast Prantsusmaal. Nii samasugune otsus selles asjas antakse ka Inglismaa kohta neil päevil. Isegi Itaalia, see igavene kunstnikude maa, langes läinud aastasaja keskel, kus praegune Itaalia kuningriik loodi. Kunsti maitses nii madalale, et keegi tuntud vene kunstnik haledusega selle ajajärgu peale tagasi vaatab. Tahtmata hakkad nurisema suurte kodanikkude, Garibaldi, Cavouri, Massini peale, ütleb Sergei Makovski. Nende hiiglakujudega on lihtsalt kõik Umbria ja Toskaana linnad ja alevikud ära rikutud. Kõigi nende maalilikult poriste paikade südames hallendavad rumalalt ja vastumeelselt Itaalia asutajate, kaksikvendade pateetilised kujud, mida allegoorilised võidud ümbritsevad. Aga Genua, surnuaed. Igavesest ajast igavesti pole inimese sugu midagi häbistavamat loonud. Kunagi pole kunst madalamale langenud. Genua hauakujud on tõepoolest hirmutav mälestuse sammas kunsti kuulmata langemisest 19. aastasaja keskpaigas. Neid sõnu lugedes tulevad meelde need esiisade kujud, mis keiser Wilhelm II Berliinis üles on lasknud seada. Aleksander Suured ja Napoleonid pole kunagi vaimu külvanud. Rooma pidas terve oma kestvusajas sõda ja kirjanduses ning kunstis jäi ta ikka oma orjade kreeklaste käperdajaks õpilaseks. Üleüldse ei näi kirjandus ja kunst suurt igapäevast tegemist, talitamist ja rahmitsemist sallivat. Kidunema hakkavad nad elavad seltskondlise ja poliitikaelu möllus. Vaadake Inglismaad. Neil on oma Shakespeare ja see on ka kõik. Mis on nad kirjanduses muidu üleilmlist teinud? Või kus on nende surematud muusikamehed? Aga kõige silma torkavamaks näituseks selle kohta, missugust mõju püsimata ühiskondlike äärielu kunsti ja kirjanduse peale avaldab, on vaba Ameerika. Seal on kunst ja kirjandus päris ilmumata jäänud. Tegelik aktiivsus on seal elu mõte. Kunst ja kirjandus on ainult lõbustuseks ja ajaviiteks väsinud poliitikamehele, tüdinenud miljardärile või igavust tundvale preilile prouale. Kunsti ja kirjandusega tehakse tegemist ainult moodi pärast. Kõik on sentimentaalne, vesine, puritaanliselt eblakas, maitseta või kriminaalne. Ja ometi olevat Ameerikas umbes 90 kunstiakadeemiat, kus õpetavad ligi 200 professorit ja õpivad ligikaudu 3000
tuleviku lootust. Aga kus on kunsti ja kirjanduse ilusamad õied puhkenud? Kreekas ja just nendes riigikestes, kus igapäevase elu eest kõige vähem muretseti ja kus võitlemiseks suuremat tahtmist ei olnud. Seal ei asutatud suuri maisi riike, vaid võideti terve ilm vaimlikult. Veel praegu valitsevad kreeklased inimese soo üle ja teadmata on, kas nende võimu kunagi suudetakse murda. Kreeklased kogusid seda varandust, mida koi ja rooste ei riku ega vargad laiali ei kanna. Aga nüüd on sõda ja raamatutest ei tihka palju keegi rääkida. Ainult nagu moodi pärast tehakse seda. Südame peal seisavad nüüd raamatute asemel kapukad ja kasukvestid. Kuid meie ootame uut aega ja paremaid päevi. Me ootame võimalusi, kus üksikud mahti leiavad selle mõttetarga sõnu täita, kes kunstnikku, loojat käsib laisklema õppida. Muidugi igapäevase elu mõttes. Me usume nende õnnelikkude tundide sisse, mis toovad rahu ja vaikuse ja poetavad meie väikse kodumaa soosele ja paesele pinnale vaimliku elu värsket seemet. Sõda läheb ju mööda ja mida hirmsam, verisem, kurnavam ja painavam ta on, seda sügavamalt tõmbame meie tema lõpul ühes terve ilmaga hinge tagasi. Lugesin lehest, et Anatolev Randke sõjaväkke tahtnud astuda ja Maurice Maeterlinck olla haavatud. Lugesin ka seda lehest, kuidas Saksamaa kirjanikud ja teadlased oma sõjaväe vägitükke püüavad ilustada ja kaitsta. Minul, üksiklasel, hakkas õudne. Või siis nii kaugel oleme. Õige. Sõda on ju sõda. Ta on kõige suurem hävitustöö, mis inimene inimese vastu ette võtab. Aga kas peab siis seda mõni kunstnik või teadlane hakkama kaitsma, ilustama? Üleüldse on iseäralik, et ka kunstnikud ja kirjanikud sõjast kaasa kistakse. Võitlus peab küll meeleheitlik olema, luuni ja üdini lõikav olema. Muidu on nemad ikka rahuarmastajad. Hakkasin kadunud suuri meelde tuletama ja nende kohta teateid otsima. Ja ma leidsin. Ludwig Bernöö heitis Goethele teravatel sõnadel ette, et see oma ümbruse vastu osa võtmata olevat. Selle peale vastas Goethe. Toas istuda ja sõjalaulu kirjutada, sellega ei saa ma toime. Teine asi on laagris, kus öösel vaenlase eelväesalkade obuste hirnumine kostab. See kisuks mind juba kaasa. Aga mina pole seda elu elanud ja see pole minu elu ülesandeks. Minu loomuses puudub sõjakus. Miski asi ei tõmba mind sõja poole ja sellepärast oleksid minu sõjalaulud näokatteks, mis halvasti silmade ees püsib. Aga Goethe läheb veel kaugemale, kui ta edasi ütleb. Üleüldse on rahvuslik viha imelik asi. Madalamal haridusastmel ilmeneb ta iseäranis tugevalt ja ägedalt. Kuid on niisugune aste olemas, kus naabrirahva õnne või kurbtust niisamuti tuntakse kui sugurahva oma. See aste on minu loomukohane ja temale asusin ma juba ammu enne, kui ma 60 aastat vanaks sain. Dantel oli vähe huvisid seltskonna ja riigi vastu. Ta jõudis sinnamaale, kus ta kõige paremaks pidas erakonda asutada, milles tema ise ainuke liige oleks. Michelangelo otsis ainult rahu ja kui ta oma kodulinna kaitsmisest osa võttis, siis põgenes ta võitlusmöllust oma vaiksesse tuppa, et kunsti kallal töötada. Ja kellele oli tema teos määratud?
kodulinna vaenlasele. Nii samasuguse teoga sai ka Rafael korda. Neid oleks surmaga karistatud, kui nende teguviis avalikuks oleks tulnud. Et Leonardo da Vincit ei seltskondlikud ega riiklikud asjad ei huvitanud, see on nii üleüldiselt tuttav, et sellest vaevalt veel maksab rääkida. Prantsuse kirjanik Flaubert ütleb, et tema ei taha ühegi seltsi, akadeemia, seltskonna ega ühisuse liige olla. Ehk kuulake, mis öeldakse Alfred de Musset kohta. Temast ei saa poliitika kirjanikku. Ta ei hakka laulma ei sõjast ega rahust. Ühiskondlikute voolude vastu on ta ükskõikne. Kallim on talle tema isiklik rahu. Armastab ta isamaad? Ja muidugi. Aga ta armastab niisamuti ka Hispaaniat, Türgimaad ja Indiat ning vihkab iga abinõu, mis inimesed ühte karja surub. Dostojevski oli slavofiil, aga ometi ütleb ta, et kui talle Venemaa ja Lääne-Euroopa vahel valida antaks, siis ta viimase võtaks kunstiteoste pärast. Puškin arvab ühes kirjas iseenesest rääkides. Kirjanikude klass kaldub enam vaatlemise kui tegevuse poole. Ja kirjandusloonane Põpin ütleb, et ta tegelikus elus käesoleva silmapilgu kohta osa võtmata olnud. Mäletate, just sedasama osa võtmatust heidetakse Goethele ette. Gogol jõuab lõpuks otsusele, et asi selles seisab, kas me ilule elu otsani ustavaks jäime. Kas me mõissime teda nõnda armastada, et meid selles mingisugused ümbritsevad sündmused segada ei suutnud. Ja et väsimata laulda ka sel silmapilgul, kui kas või terve ilm kokku langeb ja kõik maine hävineb. Tšehhov tundis ainult ilmanukrust ja temal polnud janu võitlemise järele. Heinel on 1848. aastal, kui mitte üksnes Pariisi, vaid kogu Euroopat suured sündmused vapustavad. Ainult üks asi südame peal. Ta tõttab Luuvri ja langeb seal Milo Veenuse ette maha, et teda pisarsilmil jumalaga jätta, sest ta kardab, et sündmused selle kunstitöö hävitavad. Sel ajal, kui Napoleoni suurtükid Viini väravate ees mürisevad ja tuld ja surma sülgavad, poeb Beethoven rahulikult kuhugi keldri ja töötab seal oma 7. sinfoonia kallal. Ja kes jõuaks kõik sarnased nähtused üles lugeda. Aga ka teadlastega pole lugu vististi teine. Hiljuti käis lehtedest teade läbi, et Saksa loodusteaduse professor soldatina silmapilk oma kohused unustas, kui ta huvitavat taimetõugu kusagil rabas tähele pani. Teaduse himus langes ta ka vangi. Meelde tuleb ka see kuulus teadlane, kes oma rikka ja toreda kodulinna piiramise ja langemise ajal oma toas liiva peal joonistas, kus teda vaenlase soldat tabas. Aga teadlasel polnud vaenlasele muud karjuda kui ära sega minu joonistusi. Võib-olla jättis vaenlane joonistused puutumata, kuid teadlase enese tappis ta ära. Ja mitte sugugi halvem polnud Edison, kui ta sellele, kes temale nõu andis, oma väga kõva kuulmist arstida vastas. Ei, ma kardan, et neil läheb korda mu kõrvu parandada ja siis kuuleksin ma palju seda, mida ma kuulda ei taha. Niisugused on vaimukangelased. Nad jätavad maised mured hea meelega teistele. Keegi loeb lahinguvälja kirjeldust. Seda peaks oma silmaga nägema, ütleb üks kuulajatest.
liig hirmus, liig jälk oleks vastab teine. Ja ta kehas käivad õudsed värinad läbi. Aga esimese silmast loidab mingisugune kirglike tuluke, mis näitab, et ta maitsmisega võiks vaadelda inimese soo suuremat kannatuste paika. Minu ees seisavad kunstnik ja inimene. Ühele on kõik mäng, teine kipub ka mängu tõsiselt vaatama. Sõda on kunstniku silmas kõige kohutavam, kõige suurepärasem mäng. Mulle tulevad meelde Verestšagini sõjapildid, kui vähe oli selles inimeses kunstnikku. Tema teosed on täis sihilikku kõlbluse jutlust sõjakoleduste vastu. Nad on kisendavaks hüüde hääleks paigutavatel surmalange nikkudel. Pööra ümber, peata inimese sugu. Aga mis on kunstnikul sellega tegemist? Mis puutub see kunstisse? Tegelik, aktiivne elu, iseäranis aga sõda nõuab kõige valjumat erapoolikust. Iga kõrvale kalduvat sammu nuheldakse surmaga. Aga kunstile jääb erapoolikuks võõraks, nagu ta seda ka teadusele on. 2 × 2 on mõlema vastase peas 4. Tegelik elu nõuab poolehoidmist, kaastundmust, aga kunstnik armastab ainult vaadelda. Juba Lucretius ütleb, et ta heal meelel lahinguid vaatleks, aga kaasa võidelda ei tahaks ta. Väga arusaadav, võitlejal pole vaatlemiseks aega. Vaatlemine eraldab tahtmise ja eesmärgi. Sündmused omandavad loomuliku värvi. Mis oleks siis sõda nõnda vaadeldes? Lind laulab ja hävitab oksalt oksale keksides ussikesi. Seesama linnuke unustab laulu ja jääb üksi silmi hiiglemao tardunud pilku vahtima, kuni ta tiivad lõdval talle lõugu langeb. Rõõmus lapsuke nopib aasal lillesid, mis soojas peokeses peagi närtsivad. Torm murrab jämeda tüvelise männi, mis 10 venna eest päikest varjas. Lumeveere langeb mäest alla, ajab põlisest metsast laiad lagendikud läbi ja hävitab külad. Tugev mesilase pere tungib kehvaks jäänud puusse ja röövib. Rahvas tõuseb rahva vastu, maad rüüstatakse ära, külad ja linnad muutuvad varemeteks, viljapõllud surnuaedadeks ja õigust, usku, voorust, vanadust, noorust ning raske jalgsust ei panda mikski. See on sõda. Ja kunstnik vaatleb erapooletult ja kaasa tundmata. Kõrgemal seistes oludest, kihisevast ilmast, maistest huvidest. Keegi paneb oma naise puusärki enese teose, sest ta arvab, et ta ka ise varsti kurvastusse kätte sureb. Aga pärast kaevab ta haua lahti ja röövib surnu pea alt sinna pandud varanduse. Lühike on elu, pikk on kunst. Teine seisab oma venna surnukeha ees ja ta näeb ainult tema ilusat ja rahulist nägu. Surm ei sünnita valu, kui ta ilu pakub. Kolmas tunnistab, et ta oma armastatud naise surnukeha ees seistes vaatlemisega kõik kurtuse unustanud. Esteetiline maitsmine on ikka teatud joobnustava nukrusega ühendatud. Vanal ajal ostab keegi kunstnik omale orja, et teda piinata lasta ja nõnda piinatu näojooni vaadelda. Neero paneb rooma põlema ja vaatleb. See on kunstniku tipp, aga kunstnikud ei kõlba keisriks. Seda mõistis ka Neero. Ta võttis oma elu. Nõnda on lugu kunstnikuga ja kunstiga. Armastus, vihkamine, rõõm, kurptus oleksid nagu ainult selleks, et maapinnast nende vaimuainde, õrnuse ja kireõit välja kutsuda, mille pärast nad kõhklemata valmis on enesest tapma kõik tõsise õrnuse ja elava kire. Selleks, et näiteleval sõna öelda või raamatusse lauset kirjutada, on naine või mees valmis oma isa, ema
paremat sõpra, last ja oma kallimat mälestust ära müüma. Nõnda räägib Paul Bourget kunstniku hingeelust. Ja tõesti, keegi laulja ütleb, et teda ainult tema oma hääl nõiub. Diderot nutnud ainult oma iseenese kirjutatud sõnade, väljamõtluste juures. Flaubert on tundlik ainult kirjutatud asjade ilu vastu. Kunstnik on monstrum. Peletis inimeste seas. Vististi sellepärast põgenebki ta üksildusse. Aga jätame tegeliku elukohase hindamise, jätame etteheited, kuigi osavõtmatus vast nii mõndagi haavab. Teeme seda sellepärast, et meil meelde tulevad Sokratese sõnad. Ühed ja needsamad asjad on head ja halvad. Kõik on hea ja ilus selleks, milleks ta hästi kohane. Ja kõik on halb ja inetu selleks, milleks ta kohatu. Kuidas oleks Shakespeare võinud luua Desdemona, Leari ja Richardi, kui ta ühesuguse erapooletusega kõike poleks suutnud vaadelda? Ja kuidas oleks lugu Tiziani, Murillo või Leonardo surematusega, kui nad ühesuguse armususega poleks võinud Neitsi Maaria, inglite, santide ja lõbunaiste kujudesse süveneda? Kunstniku ees on tiirasusel seesama väärtus nagu süütuselgi. Elu oma alatasa vahelduvate nähtustega läheb mööda, aga kunst jääb. Sõda vaibub pikseraksatusena ja temast räägib ainult veel ajalugu, aga vaatlejad oma teostega, mis 1000 aastat tagasi loodud, seisavad meile sagedasti lähemal, tunduvad omasematena kui see, mis meid ümbritseb. Aga häbi sellele, kes võib laulda Rooma põlemisel, kui tal ei ole Nero hinge, kannelt ja silmi, ütleb Lamartine. Lugesin, et inglased Saksa asuma pealinna Windhoeki lõuna-lääne Aafrikas ära võtnud. Tuleb meelde, mis on Saksa kultuuri ja poliitika kohta seal maal lugenud. Aastal 1904 ilmus Saksamaal lendleht, milles muuseas öeldi: asumaade poliitikas oleme ristteel. Ühel pool terve egoism, teisel pool liialdatud inimlikkus. Tühine idealism, mõistmatu õrn tundlus. Herorodelt peab varanduse ära võtma. Rahvast ei pea mitte ainult kui niisugust olematuks tegema, vaid peab ka kõik tegurid hävitama, mis rahvuslikku tundmust äratavad. Herodosit peab tööle sundima ja nimelt ilma tasuta ainult söögi eest. Aastane sunnitöö on õiglane karistus ja õiglane kasvatusabinõu. Mehe, kes nõnda kirjutas, kutsus asumaade valitsusametisse ja laskis teda soovitatud poliitika mõttes maal kõnesid pidada. Pärast viis seesama härra Schlettwein oma õpetusega tegelikult läbi, nagu riigipäeval kindlaks tehti. Meestele maksis ta 15 marka kuus, naistele mitte midagi. Meestele annab ta süüa, naised peavad põllutoiduga, tõukudega, konnadega, rohutirtsudega, hiirtega ja rohuga leppima. Doktor Valentin kirjutab oma päevaraamatus: Pokoko mässajate kohta kuulen huvitavaid üksikasju. Assessor Vehlau, kes väesalka juhatas, käskinud mõnel vanal naisel pead otsast maha lõigata. Mehi vangi võtta ei saanud. Ametlikult teatatud 150 vangi asemel on neid ainult 12–15. Ja need enamasti vanad naised, taaditudikesed ja lapsed. Pekstes ja tõugates toodi nad maale ja viidi ahelates vangi.
3 vangi olevat masti külge seotult nälga surnud ja mastis lehvinud Saksa riigilipp. Samas päeva raamatus kirjutatakse. Vehlau sõjakäigus kuulen lähemalt. See olnud tõepoolest hirmus. Vangid seisnud päevad otsa reelingu külge seotult kõrvetava päikese käes. Vangide veristesse ja paistetunud liikmetesse tekkinud ussid. Kui vangid surmale lähemal olid, lasti nad kui metsloomad maha. Assessor Vehlau on sõjakäigult tagasi. Vangisid kaasa ta pole toonud. Söögilaual ütles ta, et vangid siin niikuinii oleksid ära surnud ja sellepärast lasknud ta neile paar võmmu pähe anda. Edasi jutustas ta. Soldatid, iseäranis üks, tõmbasid vaenlastel suurepäraselt naha üle silmade. Lõua alla tehti noaga lõige, siis haarati hammastega kinni ja nahk tuli üle silmade ning pealae. Assessor Vehlau pidas kohut. Musta. Aust Pelli. Süüdistati Uuri varguses. Pell ütles, ei, ma ei ole varastanud. Silmapilk viidi ta ära ja anti talle 50 piitsahoopi. Kui ta uuesti ette toodi, ütles ta, et ta olevat varastanud. Nüüd mõisteti ta 6 aastaks vangi ja 100 marka trahvi maksma, kuna ta iga kuu esimesel pühapäeval 15 hoopi saab. Seesama doktor teatab asetäitja kuberneri kohta, et ta ööseti vangimajast naiste rahvaid väevõimuga oma juurde laseb tuua. Aga kuidas vaatab kohtuvõim niisuguste nähtuste peale? 7. jaanuaril 1896 tehti keiserliku distsiplinaarkohtu ees kindlaks, et vangide tapmine ametivõimust üleastumise piirkonda ei kuulu, sest see sündinud sõjaseaduse maksvuse ajal. Kapten Becker seletas, et Kameruunis vangide tapmine harilik nähtus olevat. Vehlau nimetati uude, niisama kõrgesse ametikohta ja pidi 500 marka trahvi maksma ning kohtukuluk kandma. Asumaade komissar Paul Rohrbach kinnitab, et hererod, kes karistusest vabastamise lubamisel oma asukohta tagasi tulid, maha lasti. Nõnda viidi valgete eurooplaste kultuuri mustadele hererodile Saksa Lõuna-Lääne-Aafrikasse. Nüüd läheb see maa inglaste võimu alla. Kas on nende arusaamine Euroopa kultuurist teistsugune? Saksa veealune paat on Lusitaania põhja ajanud. Hukka said umbes 2000 inimest, muuseas hulk lapsi. Sellest poleks praeguse sõjapäevil midagi alust rabavat, kui mitte ajalehed selle üle ei vaidleks. Kas sakslased õieti ja korralikult on talitanud? Hea meelega tahaks aidata seda küsimus jaatavast mõttes otsustada nimelt ajaloolistel põhjustel. Sest Cannae lahingus ei jõudnud Hannibali mehed kõiki roomlasi ühe päevaga ära tappa ja sellepärast lõikasid nad neile ainult jalasooned läbi. Sest nõnda ei pääsnud nad põgenema ja pidid järgmist päeva ootama, kus pussitamine uuesti algas. Neckari kaldal kohitseti pärast lahingut 11. aastasajal 1000 talupojad ära. Õrnema karistuse mõttes. Kui 13. aastasaja algul paavst Lõuna-Prantsusmaa vastu ristisõja toime pani ja ühe linna piiramisel paavsti saadikult küsiti, kuidas linna langemisel usklikke väärtuslikkudest eraldada. Vastas püha ja eksimata isa oma saalomlikus tarkuses. Tapke kõik maha. Küllap Jumal omad ära tunneb. Ja nõnda tehtigi.
Terve linn, kus 20 000 elanikku oli, saadeti taevariiki ja keegi ei küsinud, kas ta mees või naine, vana tudike või rinnalaps oli. Ka võisid pealtvaatajad tõendada, et terve maa olnud rüüstatud. Külad ja linnad purustatud ja surmasilmad vahtinud igalt poolt vastu. Marmandi linna äravõtmisel tegi piiskoppide nõukogu otsuseks, et kõik elanikud peab ära tapma. Ja nõnda langes neid 5000. Mehed, naised ja lapsed. Valdeslaste vastu risti ja inkvisitsioonisõda pidades hävitasid vagad kristlased poole kõikidest elanikudest ja nad ei teinud kunagi vahet meestes, naistes või lastes. 1500 inimest, mehed, naised, lapsed olid Kalju koopasse pelgu pugenud, aga koopa suule tehti tuli ja nõnda surid kõik koos suitsu või mõõgateral läbi. Friedrich Barbarossa laskis Tortona linna ette võllad üles seada ja iga vangi kõlkuma tõmmata. Veronas poos ka 200 inimest võlla ja 200 laskis ta ninad ning huuled ära lõigata. Kreema poos ta vangid üles, tappis pantvangid ära ja laskis pantvangideks võetud poisid piiramismasinate külge köita. Nii et piiratud elanikud ise oleksid sunnitud oma lapsi tapma, kui nad vastu tahavad panna. Ajalugu aga tunnistab, et Barbarossa humaanne ja heldemeelne olnud. Keiser Sigismund laskis 1412. aastal Mota lossi äravõtmisel 180 mehel parema käe ära raiuda. Aga Abu Bekril oli nähtavasti sõjast teistsugune arusaamine, sest tema andis oma vägedele, kui ta nad saatis Süüriat ära võtma, muuseas järgmise juhatuse. Inimesed, ärge petke kedagi ja ärge varastage. Olge ustavad ja ärge vigastage kedagi. Ärge tapke lapsi, vanakesi ega naisi. Ärge koorige palmipuid ja ärge põletage neid. Ärge raiuge viljapuid maha ja ärge hävitage viljapõldusid. Leiate teie üksiklasi, siis jätke nad rahule, et nad oma tõotust mööda võiksid edasi elada. Nõnda käib käsk ja ajakirjad teavad tõendada, et seda käsku olevat täidetud. Aga teate ju, Abu Bekr elas 7. aastasajal peale Kristuse sündimist ja oli muhameedlane. Nõnda ei võinud talle ei kristlikust armuõpetusest, Euroopa keskaja ega ka 20. aastasaja kultuurist aimu olla. Sellega peabki vististi ka tema käsku seletama. Ajalehtedes käis teade läbi, et missiooni raha korjamine ja väljamaale saatmine ära keelatud. Imelik, et sarnast asja veel peab keelama. Meie läkitasime oma missiooni raha harilikult Leipzigi. Ma ei tunne sealse missiooniseltsi aruandeid, aga mulle tuleb midagi muud meelde. Rooma katoliku usu missionäride tegevusest. On olemas selts Püha Lapse asutus, kes aastas miljonid välja annab, et Hiinas lapsi ristida. 1897. aastal kirjutatakse selle asutuse aruandes järgmist. 1824. aastast saadik oli meil õnn 20 552 surevat last ristida. Nendest 3558 käesoleval aastal. Kas need väiksed inglid üleval kõik selleks kaasa ei mõju, et uskmata Hiinat pöörata? 1893. aastal oli Yunnani maakonnas nälg.
Nimetatud asutuse vagad missionärid teatavad sel korral. Tõsi, Jumal on meie töö lihtsaks teinud, kuna ta ju suure hulga meie väikestest lastest taeva kutsus. Need varased suremised, mis kristlikul maal nii kurvastavad, on paganate maades rõõmuks ja trööstiks. Seesama püha lapse asutus kutsub oma varjupaika Pekingis vaatama ja ütleb: vaadake seda lihtsat ust. Tema on sel aastal paljudele väikestele õdedele ja vendadele taevaväravaks olnud. 873 lapse seast on 843 peale ristimist ära surnud. Keegi missionär teatab: imeja laps nõuab kuu jooksul 5 franki kulu. Muidugi palun ma Jumalat, et need väikesed armsad hinged võimalikult pea meilt lahkuksid ja taeva lendaksid. Lõpuks aga, kui nad surra ei taha, peab neid ometi toitma ja kasvatama. Ja nõnda saavad asutusse võetud 12 000 lapsest ainult 124 või 125 aastaseks. Teised lähevad varemalt taeva. Keegi piiskop soovib missionäridele õnne, et nad iga aasta enam kui 40 000 Hiina last taevariiki saadavad. Kui sarnaseid teateid lugeda, siis selgub, miks hiinlased kristlaste armuõpetusest omal viisil aru saavad ja mõnikord missionäride vastu ebaviisakaks muutuvad. Anton Hansen Tammsaare ääremärkused 1914 kuni 1915.